Tervist kõigile, te vaatate Mõtlemaatikat. Täna kavatseme lahendada läbi 2018. aasta laia matemaatika riigieksami teise osa. Hoidke silmas, et minu lahenduskäigud võivad erineda sellest, mida teile koolis õpetatud, kuid vastused peaksid meil samad tulema, sest need on kontrollitud Harno materjalide lehelt. Sellega soovin teile ilusat vaatamist ja lahendamist. Ülesanne 8. Punktid A, -5 ja -4 ja punkt B, 3 ja 2 on täisnurkse kolmnurga ABC hüpotenuusi tipud. Kaatet AC asub sirgel Y võrdub 2x pluss 6. Punkt 1. Koostage sirge BC võrrand ja arvutage punkti C koordinaadid. Lisame siia antud andmed, mis ülesandest saime. Kuna tegu on täisnurkse kolmnurgaga, siis teame, et kaatetid AC ja BC on risti. Kuna meil on olemas kaateti AC sirge võrrand, võtame sellest tõusu, et leida sirge BC võrrand. Tõusude korrutis peab võrduma -1 ning eraldame siit BC tõusu. Vastuseks saame -0,5. Kasutame puutuja võrrandi lahendit ning paneme arvud sisse. Eraldades Y saame selleks -0,5x pluss 3,5. Et leida punkti C koordinaat, paneme mõlema sirge võrrandid võrduma üksteisega, sest punkt C asub sirgete lõikepunktis. Saame vasakule poole 2,5x ning paremale -2,5. Jagades terve rea 2,5-ga saame, et x on -1. Paneme selle x väärtuse ühte võrrandisse ning saame y(4). Seega punkt C asub -1 ja 4. Punkt 2. Joonestage kolmnurk ABC koordinaat teljastikku. Lisame algselt juurde arvud, et oleks kergem navigeerida. Kuna teame kõiki punkte, lisame need joonisele ning ühendame ka ära. 3. punkt. X-telg jaotab kolmnurga ABC 2 osaks. Leidke X-teljest allapoole jääva osa pindala. Piirutame selle alaga ära, et oleks arusaadav, mida me otsime. Leiame hüpotenuusile AB sirge võrrandi, selleks leiame ennem tõusu. Kasutame selleks 2 punkti, et leida tõus. Vastuseks saame 6/8 ehk 3/4. Paneme ühe punkti ning tõusuväärtused puutuja võrrandisse ning eraldades Y saame, et see on 3/4 x miinus 1/4. Kuna punkt E asub X-teljel, paneme võrduma selle võrrandi nulliga ning saame, et x võrdub 1/3. Seega punkti E koordinaadid on 1/3 ning 0. Kontrollime ka punkti D asukohta. Võtame AC sirge võrrandi ning paneme võrduma nulliga. Saame x -3, seega punkt D asub -3 ja 0. Järgmisena oleks kõige kergem kasutada Heroni valemit, leides kõikide külgede pikkused. Alustame kaatetist AD, saame kasutada Pythagorase teoreemi, lugedes üheks küljeks 4 ühikut ning teiseks 2. Vastuseks saame 2√5 ühikut. Saame samat loogikat kasutada ka AE lõigu leidmiseks. Üks külg on 5/1/3 ühikut ning teine on 4 ühikut. Vastuseks saame 20/3 ühikut. Lõigu DE pikkuse leidmiseks lihtsalt liidame Y-teljest vasakpoolt 3 ühikut ning parempoolt 1/3 ning saame 10/3 ühikut. Et kasutada Heroni valemit, peame leidma enne pool ümbermõõtu. Liites küljed kokku ning jagades 2-ga saame täpseks vastuseks 5 pluss √5. Paneme arvud Heroni valemisse ning tuleb täpne vastus 6/2/3 ruutühikut. Seega lõppvastus ülesandel on, et sirge BC võrrand on Y võrdub -0,5x pluss 3,5 ning punkt C on -1 ja 4 ja osapindala on 6/2/3 ruutühikut. Ülesanne 9. Kaupluses on müügil 41 pärlist koosnev koelaG, mille keskmine pärl on kõige suurem ja kõige kallim. Keskmisest pärlist G kummagi otsa poole liikudes on iga järgmine pärl eelmisest ühe ja sama summa võrra odavam. Kõige kallim pärl maksab 55 eurot ja sellest ülejärgmised 52 eurot. Esimene küsimus. Kui palju maksab üks kõige odavamatest pärlitest? Sellele ülesandele saab erinevat viisi läheneda, aga mina paneksin esimesele ehk keskmisele pärlile tähise A1 ehk 55 eurot. Ning nagu mainiti ülesandes, et ülejärgmine oleks 52.
ehk A3. Kirjutame A3 välja kui AN valemina, et leida vahe. Lisame A1 väärtuse valemisse ning viime vasakule poole. Jagades terve rea 2-ga saame, et T on -1,5. Kokku on pärleid 41 ning et teha paarisarvuks lahutame keskmise kõige kallima pärli ning jagame veel 2-ga, sest pärleid on 2 rida. Kui võtame A9,55, siis kõige odavam pärl oleks 21. Paneme arvud valemisse ning saame vastuseks 25. Teine küsimus. Kui palju maksab see kaelakee, see tähendab kõik pärlid kokku? Leiame algselt ühe poole summa, jättes välja keskmise. Selleks võtame A9,53,5 ning A20-ks 25. Vastuseks saame 785. Leida kogu, korrutame rea 2-ga ning liidame veel keskmise pärli hinna juurde. Vastuseks saame 1625 eurot. Kolmas küsimus. Ühel kaelakee pärlitest tekkis mõra ja selle pärli hind vähenes 1/5 võrra. Kaelakee hind vähenes seetõttu 6,5 euro võrra. Kui palju maksis see pärl enne mõra tekkimist? Kuna teame, et 6,5 eurot moodustab 1/5 pärli hinnast, jagame need lihtsalt üksteisega ning saame 32,5 eurot. Samuti, kui te kahtlete, kas tegu on õige tehtega, saate võtta AN valemi ning panna võrduma see leitud hinnaga, et kontrollida, mitmes pärl see oleks. Seega lõppvastus on, et kõige odavam pärl maksab 25 eurot, kaelakee maksab 1625 eurot ning pärl maksis enne mõra tekkimist 32 eurot ja 50 senti. Ülesanne 10. Joonisel on sirge Y võrdub X-iga ja parabool Y võrdub X ruudus -4X + 4. Arvutage joonisel viirutatud kujundi pindala. Antud on meil sirge ning parabool. Paneme võrrandid võrduma üksteisega, et leida lõikepunktid. Viime ka X-i teisele poole. Kasutades Vieta teoreemi saame, et X-ideks on 1 ja 4. Kuna viirutatud ala lõikepunkt on Y-teljele rohkem lähemal, võtame X-iks 1 ning leiame selle Y-i. Pannes ruutvõrrandisse 1 saame selleks ka 1. Seega lõikepunkt asub 1 ja 1. Otsime ka parabooli haripunkti, sest selle X tuleb ka vajalikuks meile. Paneme haripunkti X-i leidmise valemisse arvud ning saame selleks 2. Pannes 2 ruutvõrrandisse saame Y-iks 0, seega haripunkt asub 2 ja 0. Lisame punktid joonisele ning teeme viirutatud ala pooleks. S1 on meil täisnurkne kolmnurk ning S2 parabooliga ja sirgega piiratud ala. S1 leidmiseks kasutame tavalist täisnurkse kolmnurga pindala valemit ning saame selleks 1/2 ruutühikut. S2 leidmiseks peame kasutama integraali, mis on piiratud 2 ja 1-ga. Võtame järgmisena algtuletise ning sisestame X-id sellesse. Lahutuse käigus saame vastuseks 1/3 ruutühikut. Liidame mõlemad pindalad kokku ning saame terve viirutatud ala pindalaks 5/6 ruutühikut. Seega lõppvastus on, et viirutatud kujundi pindala on 5/6 ruutühikut. Ülesanne 11. Uus aiatraktor maksab 30 000 eurot. Selle traktori hind väheneb iga aastaga 1 ja sama protsendi võrra ning 2 aasta pärast maksab aiatraktor 26 508 eurot. Esimene küsimus. Mitme protsendi võrra väheneb igal aastal aiatraktori hind? Tegu on geomeetrilise jaotu ülesandega, seega paneme alghinna A1 ning 2 aasta pärast olev hind A3-ks. Võtame AN valemi ning sisestame arvud sinna. Eraldame Q ehk teguri ning võtame ruut juurde jagamise, et leida tegur. Vastuseks saame 0,94, seega 6% väheneb iga aasta. Teine küsimus. Mis on selle aiatraktori hind 5 aasta pärast? Vastus imardage täpsusega 10 eurot. 5 aasta pärast ehk A6 otsitakse, lisame arvud valemisse ning saame ligikaudu 22 020 eurot. Kolmas küsimus. Mis aasta lõpuks on aiatraktori hind vähemalt poole väiksem alghinnast? Seega peab AN olema 15 000 või väiksem. Lisame selle valemisse ning kuna me ei tea, mitmendal aastal on see, jääb astendajasse n-1. Jagame terve rea 30 000-ga ning saame, et
0,94 astmel n-1 võrdub 0,5-ga. Et leida astendaja, saame kasutada logarütmi või ln reeglit. Paneme astendaja võrduma jagatisega, kust on võetud ln nii paremalt kui ka vasakult poolt. Viime ühe teisele poole ning n-iks peaks tulema ligikaudu 12. Seega lõppvastus on, et aiatraktori hind väheneb igal aastal 6% võrra. Aiatraktor maksab 5 aasta pärast umbes 22 020 eurot ning aiatraktori hind on alghinnast vähemalt poole väiksem 12. aasta lõpuks. Ülesanne 12. Korrapärane kolmnurkne püstprisma, mille põhiserv on 12 cm ja ruumala 540 ruutjuur 3 kuupsentimeetrit on lõigatud 8 osaks tasandiga, mis läbib prisma üht külgserva ja jaotab põhiserva suhtes 3/5. Arvutage lõikamise tulemusel tekkinud suurema ruumalaga kolmnurkse püstprisma külgpindala täpne väärtus. Algandmeteks on meil põhiserv ja ruumala. Lisame ka 12 joonisele. Kuna tegu on korrapärase kolmnurkse püstprismaga, tähendab see, et põhjaks on võrdkülgne kolmnurk. Siin saame kasutada pindala valemit, 2 külge ning nurk nende vahel, sest võrdkülgsel kolmnurgal on kõik nurgad võrdsed, seega üks nurk on 60 kraadi. Vastuseks saame 36 ruutjuur 3 ruutsentimeetrit. Eraldame ruumala valemist kõrguse ning jagades ruumala pindalaga saame vastuseks täpselt 15 cm. Lisame kõrguse joonisele. Järgmisena leiame pikema jaotatud põhiserva. Selleks liidame 3x 5x-iga ning see peab võrduma 12-ga ehk põhiserva pikkusega. Saame 8x ning jagame terve rea 8-ga. Saame, et x on 1,5. Kuna on vaja pikimat jaotust, korrutame x-i 5-ga ning saame 7,5 cm. Lisame selle samuti joonisele. Nüüd on vaja leida ainult võrdkülgse kolmnurga sees olev lõik. Kuna meil on sellele vastavad küljed ning nurk nende vahel, saame kasutada koossinus-teoreemi. Lisame arvud valemisse ning ka ruutjuure ja vastuseks saame täpselt 10,5 cm. Lisame selle samuti joonisele. Kuna küsiti külgpindala, peame iga külje pindala leidma. Esimesel küljel on suurused 12 ja 15 senti, tagumisel küljel on 15 ja 7,5 ning viimasel küljel on suurusteks 15 ja 10,5 centimeetrit. Korrutame ning liidame küljed kokku ja saame kogu külgpindalaks 450 ruutsentimeetrit. Seega lõppvastus on, et suurema ruumalaga kolmnurkse püstprisma külgpindala täpne väärtus on 450 ruutsentimeetrit. Sellega saime teise osa eksami lahendatud. Ma loodan, et kõik oli arusaadav, kuid kui midagi jäi veel arusaamatuks, saad alati jätta kommentaariumisse oma küsimused. Kindlasti laikige seda videot ja visake kanalile tellimus, et näha veel selliseid lahendusvideoid. Video descriptionist leiate ka playlisti, kus on kõigi aastate lahendusvideod olemas, nii kitsa kui ka laiemad. Aitäh, et vaatasite seda videot ning edu lähenevatel eksamitel!